Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas koostada funktsiooni, mis tagastaks ka mõtteka väärtuse. Teeme näiteks funktsiooni, mis saab argumendina 2 arvu ja tagastab nende arvude summa. Olulisel kohal on siin võtmesõna return, mis inglise keeles tagastamist tähendabki. Teeme siis funktsiooni summa. Selleks tuleb alustada sõnaga def, siis funktsiooni nimi, summa, sulud ja koolon. Ning see funktsioon saab siis argumentidena ette 2 arvu. Olgu nendeks siis x ja y. Ja teeme nii, et ta tagastaks siis nende arvude summa. Selleks uuele reale tandega return x plus y. Argumentidena käsitletakse suurusi, mis funktsiooni nime järel sulgudesse kirjutatakse. Funktsiooni tagastatavaks väärtuseks saab selle avaldise väärtus, mis on return'i järel. Proovime, kas töötab. Selleks kasutame funktsiooni summa ja paneme siia 2 arvu, 2 ja 3. Selle puhul saab x väärtuseks 2 ja y väärtuseks 3. Võime panna selle näiteks muutuja a väärtuseks. A võrdub summa 2 ja 3. Ning väljastame selle a väärtusega ekraanile. Print a. Salvestame programmi, panen selle nimeks summa. Salvestan töölauale. Siia ilmus ka. Ja käivitan. 5. A saigi meil väärtuseks 2 ja 3 summa. Seega on tegemist arvuga, mida saame kasutada igal pool, kus arv on lubatud. Näiteks võib see omakorda olla funktsiooni argumendiks, kui me defineeriksime b. Ja olgu see siis summa, kus esimeseks argumendiks on a ja teiseks 4. Ja paneme siia siis, et väljastatakse ekraanile b väärtus. Mis võib b väärtus nüüd olla? No, proovime. Ja tulemuseks on 9. Ehk a sai väärtuseks 2 plus 3, mis on 5. Ja b sai väärtuseks a ja 4 summa, mis on siis 5 plus 4 on 9. Tegelikult saaks seda kirjutada veelgi lühemalt. Näiteks poleks meil siin seda a-d vajagi. Paneme selle otse siia a asemele ja kustutame a ära. Võtame siit ära. Parem klõps cut ja panen siia a asemele. Paste. Kustutan siis selle a ära. Ups, mitte b. Käivitan programmi. Ja vastus on samamoodi 9. Antud juhul ongi funktsiooni 1 argumentiks antud teine funktsioon. No selle programmi saaks tegelikult veelgi omakorda lühemalt teha. Kui me võtame siit selle summa, võtan siit kohe parem klikk cut. Ja paneme kohe siia ekraanile väljastamiseks. Parem klikk, paste. Kustutan selle b siit ära. Proovime nüüd. Ja tegemist on taaskord 9-ga. Head katsetamist!